Tere! Mina olen Henrik Aavik. Ma olen IRL-i Riigikogu kandidaat ringkonnas number 1, mis on Tallinnas, kuid täna olen ma hoopis mõtetega Tartus, sellepärast et aitäh sulle, Elver, et oled korraldanud seal sellise toreda ürituse ning kutsunud sinna ka minu. Paraku haigus sai mu kätte ja ma ei saa täna füüsiliselt ise kohal olla, sellepärast saadan sulle, Elver, ja kõigile, kes on saali kogunenud, oma tervituse. Ma usun, et ma tunnen väga paljusid inimesi ka sealt saalist. Ja edu selle teema käsitlemisel. Minu enda seisukohad on tõenäoliselt ka väga liberaalsed, ehkki ma olen konservatiivsest erakonnast. Ja minu seisukohad ei lange päris täpselt kokku IRL-i valimislubadustega. Aga IRL-i valimislubadused, ükskõik mis need 4 punkti ka täpselt on, seal on kehvemaid punkte nagu, et mitte lubada narkootikume ja natukene paremaid punkte, et suurendada raha ennetustööle ja sõltuvuse raviks. Et need punktiga annab minna paremini, kuid mis mind kõige rohkem häirib nende punktide juures on see, et erinevalt alkoholi ja tubaka teemadest, mis on ka IRL-i programmis sees ja mis on alajaotuses tervis, on narkopoliitika alajaotuses kord ehk siis korrakaitse ja turvalisus. Ja ma arvan, et see ei ole valesti mitte ainult IRL-is, vaid kogu Eesti riigis ja mõtlemises ja väga paljudes muudes aspektides. Et käsitletakse täpselt neid samu asju täiesti erinevalt. Mingil põhjusel peavad narkootikumide mõju üle tegema otsuseid inimese organismile politseinikud ja alkoholismi ja tubaka puhul doktorid. Teine asi on muidugi see, et kas üldse peaks piisavalt täiskasvanud inimestele neid asju ette kirjutama, mida nad võivad või ei või teha. Ma olen ka selles küsimuses natuke teisel arvamusel. Siiski, selleks, et meie riik saaks parem ja poliitikad tervemad, selleks peaks seadusandlus kasvama üles kõigist parteidest ühtlaselt. Ma ei tahaks, et narkootikumide teema kuidagi kapseldub või läheb vastandumiste-teemaks. Palun parteid, ärme teeme narko- ja kanepi teemadest kooseluseadust, kus tuleb ühiskond ära polariseerida, vastanduda, sundida inimesi valima kooli. See ei ole nii üks-ühene, see on teiste inimeste elu, see on inimeste elu meie ümber ja see puudutab meid kõiki erinevalt kooseluseadusest. Ning see oligi see teine punkt, mis ma tahtsin öelda. Mulle väga meeldib Elveri algatus, see, et on kutsutud kohale erinevate parteide esindajad. Ma tahan olla IRL-i poolt see inimene, kes käib nendel ümarlaudadel, arutab neid teemasid ja viib selle teemaga kõige kõrgemal tasemel IRL-is edasi. Ma ei usu, et järgmise valimisperioodi jooksul juhtub väga palju, aga see on see aeg, kui me peame nüüd tööd tegema, sõltumata sellest, kas me saame Riigikokku või mitte need konkreetsed inimesed, kes on täna Elveri algatustele alla pannud. Tööd saab teha ka väljaspool seda ja ka poliitilist tööd. Ja ma usun, et järgmistel valimiste teemad võiks see punkt olla palju rohkem programmides sees ja ma isiklikult loodan, et ka IRL-i järgmises valimisprogrammis on natuke pehmem see lähenemine. Aga veel kord suur tänu siia tulemast, loodan, et teie saalis täna tekib konstruktiivne arutelu, et ei juhtu nagu Kenni ja Kenderi diskussioonis, vaid on hoopis leebemad meeleolud ja ei lähe üksteise süüdistamiseks ega siltide kleepimiseks. Nii et ilusat, tegusat ja tulemuste rikkast õhtut Tartus. Elagu, elagu, elagu!